Ja ennem kui me läheme oma järgmiste külalistega vestlema, need on Marju Kuut ja tema poeg Uku Kuut. Ma pean ausalt tunnistama, et selle vestluse tegime me mõned päevad tagasi siin samas Eesti Televisioonis ära, sellepärast et veel ikka ei ole Marju ja Uku aklimatiseerunud ja meie aegadele ei ole nende ärkamiseks on veel see kell 11 liiga varajane aeg. Ma siiski loodan, et nad on täna üles tõusnud ja vaatavad ise praegu seda saadet, aga ennem kui me selle vestlusega videolindi käivitame, ma ütlen tänusõnad. Siin meie stuudiosse on vahepeal toodud üks suur punt lilli aktsiaseltsi Fortuna poolt ja väga tahaks tänada Pirita lillekasvatussovhoosi 13. kasvuhoonest saadetud 13. kasvuhoone töötajaid, kus saadeti meile need lilled. Aitäh teile kõigile, see ei olnud muuseas reklaam, see ei olnud kommertsreklaam, selle eest ei ole televisioon saanud ja ei ole mina midagi saanud peale nende kauniste lillede. Aitäh, Hommikutelevisioon tervitab teid, loodab, et algab ilus hooaeg nii teil kui meil. Ja nüüd siis kohtumine Marju ja Uku Kuutiga, mille me salvestasime paar päevad tagasi. Tundub ka, et mitte midagi ei ole muutunud selle 11 aasta jooksul, sellepärast, et kui me nüüd vaatame kohe väikest katkendit sellest, kuidas sa ansambel Merliga esinesid Lillepaviljonis, siis täpselt umbes sarnane palm on seal ja... Think of your fellow man, lending a helping hand, put a love in your heart. You see it's getting late, oh please don't hesitate, put a love in your heart. And the world will be a better place, on the world will be a better place for you and me. You will wait and see. Another day goes by, still to cry, put love in your heart. If you want the world to know, we want the fate to go. Missugune on teie hommik? Kuidas teie hommik algab, kui vara te tõusete? Tead, me võime tõusta kell 6 hommiku, aga me ärkame seesmiselt alles 2-3 paiku. See on selline kell on sees, ei saa mitte midagi teha. Te olete mitmel pool öelnud, et siin häirib teid just nimelt kliima. Ma ei saa öelda, et siin just, aga üldse Euroopas ja Skandinaavias on jube küll. Võrreldes sellega, kus me praegu tuleme. Me olime nõus elama kas Sotšis või Los Angeleses, aga kuna Los Angeles on inglise keel, mida eluaeg unistanud. Tähendab, et kõrv kuuleks pidevalt inglise keelt. Siis on see Los Angeles.
Los Angeleses on tõesti kõik on välismaalased ja kõik teevad endale kodu, kes on kohane, lähevad sealt minema kaunis ruttu. Ja selleks ongi, tänu sellele me tunneme ennast kodus ja seal on soe, seal on soe ja Rootsis tundsime meid ennast nagu meie end nagu venelased vist siia. Nüüd me tunneme. Võtsime heast osa. Heast Rootsi ühiskonnast võtsime osa, aga see võtab aastaid, kui sa selle Rootsile tagasi teenid. Me oleme küll seda teinud, aga ma mõtlen, need inimesed, kes lähevad Rootsi, tükk aeg ikka elame Rootsi inimestega kulu. Ja see ei ole väga kena tunne, sest rootlased ka juba suhtuvad nendesse, nii nagu siin, ütleme, sisserändajatesse. Aga Rootsis te saite ikkagi endale niisugused jalad alla nii palju, et te saite minna edasi Ameerikasse. Rootsis te tegite tööd, elasite normaalset elu. Ja Rootsis saime tegelikult, Rootsi ei lase sul üldse jalgu alt ära minnagi tegelikult, et kui sinna on ametlikult mindud, siis aidatakse üleminekuperiood, kuni tööd leida väga hästi. Ja nüüd meil oli see asi raske, et tuleks nüüd mõni lihtsamalt leidav töö, siis oleks vast isegi kiirimine asjad läinud, aga lauluga on väga raske seal tööd leida muusikaga, aga sellepärast tegime muid asju. Mis sa tegid? Mina olin ametiühingu funktsionäär Rootsi teenistujate ametiühingus. Igav töö. Siis te läksite Rootsist Ameerikasse ja olete seal olnud nüüd 3,5 aastat, jah? Vist tuleb, eks ju. Kuidas te... No, mis on see, et sa ütled, et LA on kodu, et seal on hea? Ei, no mis me sellega priiskame? Lihtsalt LA-s on meie sorti praegu muusika tegutseb, seal on kriitiline mass, seal on küllalt palju andekaid, seal on küllalt palju andetuid ja kõik tahavad teha seda sama muusikat. Aga energia on kõigil ühesugune? No jaa, sest kõik toovad sinna ühte energiat kokku ja sellist massi praegu ei ole kuskil maailmas selle muusikastiili jaoks, nii et see on täitsa kurb, kuna ta on eraldi maa, ta võiks olla mingisugusel maal, kus näiteks liidus ta võiks olla ju praegu, aga ei ole. Missugune muusikastiil? R&B, dance R&B. Palju on seda edetabelites praegu tänu sellele, et see rahvas on kõik seal koos ja nad tõesti loovad uusi ideid ja ütleme, viimane aasta on natuke igav olnud, aga 87-88 oli väga palju huvitavat juhtus ja hakkab jälle juhtuma. Saite te sealt tööd? Ei, sellepärast, et alguses läksime sinna turistidena ja ei tohtingi tööd teha, ei mõelnudki seda teha, vaid vastupidi, me läksime sinna oma rahadega, et suvituma väga pikalt, 6 kuuks esimene kord ja lihtsalt vaatasime ringi ja peale seda hakkasime õppima, lihtsalt muusikat ja koostööd tegema. Päris esimesed, ma ütlen, nüüd me oleme viimaseks ainult teinud projekte, viimane aasta, nagu oma firma. Ja nagu öelnud, et selle lukude kirjutamine ja nii edasi, keegi ei saa öelda, et see on töö. Ei, see ei ole. Ametlikult. Me ikka, kui raha sai otsast pidi Euroopasse tulema, raha teenima ja jälle minema tagasi. Sest me ei teadnud ka lõpuni, kas sa tahad jääda sinna või mitte. Et hakkad ennast sinna päris suured vanded võtma ja päris tähtsad asjad tegema, et sinna eluks saaks jääda. Sellepärast siiamaani käisime edasi-tagasi. Kas muusika on ainus see, millest sa näed oma elu võimalust? Muusika. Mulle tundub, et kõik suurem osa mu tuttavatest, eriti eestlastest tuttavatest sooviksid, et ma pöörduks mingisugusesse malli, mida nemad on ette mõelnud kodanlaseks. Korralikuks kodanlaseks tähendab. Kapitalist olen ma niikuinii, ma olen seal üles kasvanud, eks ju, aga mina tahaksin küll näha muusikat kui nagu seda asja, mis läheb elust läbi. Sest ma tegelen igasuguste asjadega tänu sellele, et mu huvi on ka muusikatehnika ja ka muusikamajandus selle ümber, eks kunagi asjad ainult ühekülgseks. Ökonoomia muide. Ökonoomia, nojah, ühendad need kõik ära, siis ongi kõik üks suur asi, üks peal teed seda, teine peal teist. Aga samas kõik eestlased arvavad, et mina olen see loll, kes tõmbab uku. Suure targa poisi ära sellest õigest teest, et mina tahan temast teha mingit mustlast. Ma tahtis, et sa hakkaksid pangaametnikuks, jah? Ja ma tõusin sinna poole ja püüdsin kõik teha, aga siis... Ja elu oli nii rahastu, tead, nii kui rahaga kogu aeg ei olnud rahu, sees ei olnud rahu. Sest ma siin rääkisin, seal ikka karjäärist räägivad Rootsis nooremad inimesed, mul ei olnud niisugused juuksed siis, vaid ma olin lühikeste juustega, korralik sotsiaaldemokraadi välimusega Normes ja pidime käima
vanemate bossidega saunas, nemad jäid oma õlut seal, mina ei joo, ja siis rääkisime saladusi. Ja siis ma vaatasin, et kas ma tahan olla niuke 40 või 50, mõni oli 40 ja juba niuke ja südameatakk ja kõik. Ja siis hakkas see kipitsema ja kui me vanaema ära suri, siis tuligi see otsus, et ei, et parem ma elan umbes nii, et panen kõik mängu ja kasutan seda business tagapõhja hoopis muusikas, et ühendame ja teeme selle asja ka kasulikumaks. Aga mäletad, sa mängisid enne veel siit ära minekut, mängisid isegi telelavastustes kaasa. Ei, kuulete, poisid, mis te seal teete? Tulge otse kohe puu otsast alla. Kas mul käsuta? Tulge otse kohe puu otsast alla, või teil läheb halvasti. Või kohe halvasti. Kuidas sa mõtled meid kätte saada? Kas sa mõtled meile siia järele ronida? Eks tee proovi, kui saad. Meie igatahes istume siin nii kaua, kui tahame. Ma mäletan ainult seda, et väikeses nõias oli mul oma pilt, kuidas seda stseeni pidi tegema. Nad ütlesid, ole paha poiss, aga mina olin koolis väga paha poiss ja ma ütlesin, et ma tean, kuidas olla paha poiss. Ja siis nad ikkagi panid mind nii paha poiss olema, nagu nemad arvasid. Ja mul alati niisugune tunne, et see oli kuidagi tehtud, see ei olnud õige. Lapse asi, eks. Aga mäletad, Marju, kui sa mängisid Varastati vana Toomases? Muidugi mäletan, jah. Seda stseeni Kodanik. Ja Kodanik. Kodanik! Ei, see oli kõige hullem see, et kui me seda filmisime, siis see heli tuli normaalselt mänguga. Ja pärast stuudios istuda 2 tundi vaata, et läks selle ühe kodanikuga, ma ei suutnud, sest niivõrd ebaloomulikult tuli. Suured näitlejad ootasid minu järgi ja vihased, et kes need olid? Tead, ma ei mäleta, anna andeks vanem naisterahvas ja kõik. Ma nägin, et viha tuli välja kohe, aga ma ei saa midagi parata, see oli niivõrd võlts ja see ei jäigi võltsiks. Kodanik! See on ka rumal sõna, kodanik, no tead. Vene keeles on see tavaris, mis see oli või ma mäleta, kuidas see vene keeles. Te olete nii minu kallima nägu. Ta nimi oli Maria. Ta oli ka markitant. Kui vana see teie Maria on? Ohohoo. Nüüd peaks tal juba olema 450 aastat. 450? Ja. Nii, palun. Aitäh. Maria. Nägemiseni. Hei, kodanik, mis naljad need veel on? Tagasi pole vaja, Maria. Tagasi pole vaja. Sa oled tohutult kriitiline kõigi oma tookord sisse lauldud laulude suhtes. Näiteks ma ütlesin, me kasutaksime siin saates ühe killukese sellest laulust Tule mu juurde. Minu arust enamik su laule olid väga ilusad. Tule mu juurde, kui tuleb aeg. Tule mu juurde, kui õitseb aeg. Kui siis tahad olla hea, ma palun sind endast ükskõik mulle kingi. Endast ükskõik, seda ju võiksin, ikkagi võiksin endast kõik head kingi mul saada. Laulud olid suurepärased, ilusad laulud ja kõik need võtted ja või tähendab kõik orkestratsioonid ja kõik muusika, aga ma olen kriitiline oma laulu suhtes, kuna tol ajal ei olnud võimalust rohkem teha kui 1-2 korda ja siis kuulis mingisugune ja no seal oli nii palju niisuguseid asju, mis tegid mind hulluks mentaalselt. Üks asi, teine asi on, see on tänu ka Eesti rahvale, kes on nii jube kriitiline ja sealt ma ütlen, et välismaal on absoluutselt teine kord, isegi Rootsis, kus võiks ka olla väga kriitilised inimesed. Ei, nendel ükskõik miuke jama seal käib ja tulevad, no kuidas sulle meeldis, eks ole, nad olid tublid. Vaata nii öeldakse, aga meil tehakse kohe ükskõik miukene, no mis ta seal on, mis ta mõtleb. Ja kohe hoopis teine,
atitüüd või kuidas sa ütled, et teistsugune, et vaadatakse hoopis alt üles, no mis sa mõtled siia tulla üldse või mis sa siia üldse ronid siia lavale pea. No niisugune mõte või lähme vaatame, no mis ta täna seljas on või niisugused ja see on mind teinud niivõrd enesekriitiliseks, see on üks asi, aga ma tean, mis vead seal oli. Muidugi, ma olen kogu aeg olnud, ma olen eluaeg olnud niimoodi. Praegu, et ma olen treinud oma lugusid nii, et mitte ühtegi ei valet kohta ja sama, et see voog ja see energia on kõik seal, mitte et sa kaotad energiat sellepärast, et sa parandad oma ühe mingisuguse väikse viperduse seal ära. Nii et see oli mul eluaeg sees, aga mul ei olnud võimalust. Ei, ma arvan ikkagi, et väga paljudele su laulud ka meeldisid, olgugi, et sa läksid ära, olgugi, et need kustutati, keelati, nüüd alles otsisin ma üles selle saate, mis oli vahetult enne äraminekut, me salvestasime Noortestuudios mingi diskolaulud, seal oli see Kiiktoolis lugu ja otsisin üles selle lindi, taas oli selle koha peal, kus laul peaks olema pikk hall auk, see tähendab, et ta on jälle maha kustutatud. Kes tegi selle halli augu, Tuleb see mees üles otsida, kes alustas, sest ma ei olnud põhjust alustada, ma ei ole olnud riigireetur, ma midagi halba. Õnneks on ühel inimesel see siiski säilinud ja me saame seda vaadata korraks niimoodi meeldetuletuseks, kuidas sa laulsid 11 aastat tagasi Kiiktoolis. Sirutaan ja kuigi kauemaks ma istuma või jääda nii. Pean siiski veel liigseks toolist tõusmist, sest milleski ju mõelda siin võib. Kas siin ju milleski mõelda võib? Kiiktaalil, et kiigutaan ja laulan. Kiiktaalil, mõtlen asjadele, mis teen. Mõttes paigutan kõik nad oma kohtadele. Ootan hetke veel ja siis end püsti siit löön. Uue hooga tööd võib teha taas. Eilsed mõtted kõik reas, püüan ellu viia ja kui see õnnestub, siis rõõmus meel on kindel küll see, et siia kauemaks ma istuma või jääda nii. Ehkki pean liigseks veelgi tõusmist, kiikudes võib pööki läbi mõelda nii, et tundub korras on kõik. Kiiktaalil ma, et kiigutan ja laulan. Kiiktaalil, mõtlen asjadele, mis teen ja paigutan kõik nad oma kohtadele. Paigutan kõik nad oma kohtadele. Kiiktaalil ma, et kiigutan ja laulan. Kiiktaalil ma, et kiigutan ja laulan. Kiiktaalil et kiigutan ja laulan. Ja tead, muide, üks sõna juurde, et kuidas ma tõlkisin selle laulu, sest see on keep falling või midagi nagu... Keep falling.
falling, ja ma ütlesin niimoodi, mitte keep. Keep falling. Ei, ma tean, keep falling, no minu tead, pikad hambadel. Ma saan rääkida niimoodi, aga see, ja siis ma mõtlesin, mis asi, ma alustasin üldse sõnade tegemisest, et sellest lauset ja mõtlesin, mis asi, kuidas võiks eesti keeles kõla. Kõik see, ja järsku see kiiktoonil ja siis kiiktoonil ja siis hakkaski see tekst üldse, no ma ei tea, kuidas see tuli, aga nii ta läks. Keegi ütles, et see on väga nõme tekst, kui on suur auline muusikas, et miks sa niisugust asja laulad. See ei ole ju sina. Tuleb välja, et see oli just sina. See tegelikult siuke tühine ma olengi. Kunagi kuutidel sõnad peas pole mitte kunagi. See oli viimane videosalvestus, mis sa tegid ennem, kui sa ära sõitsid, aga viimased lood sa laulsid sisse, minu arust oli see Olav Ehala muusika filmile Nukitsa mees, eks? Ja seal vist filmis oligi, kui film jõudis meil ekraanile, sa olid juba ära ja käis ringi kõmu, et keegi teadis, et seda laulab Marju Kuut, teine ütles, et ei, see ei olnud. No ja, mina ei tea ja ma mäletan, sest mind ei olnud enam, mis mulle räägiti, ma mäletan Olav Ehale, kutsus mu ema sinna, ma mäletan, ja siis vaikselt ainult oli räägitud, et jah, et seda ei tohi kõvasti rääkida, et Marju laulab, aga Ita Aivar on ju nii hea kuju selles mõttes, et just ta võiks just täpselt samuti teha seda. Aga muide, ma pean saladuse välja ütlema, et Olav Ehale oleks selle laulnud kõige paremini ise sisse, sest tema, no ta tegi enda järgi selle laulu. Aga kuna ma soovitasin talle seda, et kõige paremini istub sul see endale. See on jamad, ega siis Ita Aivar ei saa mind dubleerida, ma ei saa ju naist mängima hakata. Nii et sellepärast ainult läks see minu peale. Need olid vahvad laulud? Jaa, väga. No nii vahvad, et ma mäletagi neid, sest oli hetkel õppisin ära seal klaveri juures, tehti ära ja õhtu laeva peale. Ja rohkem ma ei kuulnud seda. Nii et kui me Olav Ehale paar aastat tagasi umbes jah, käis selle leise ja siis ta lasi, et tahad sa muide kuulata ja muidugi ja ta kinkis meile ka selle. Nii et jah, mõina. Otsi lolli, kes ei kataks kolli, kui ja kolli raha päitsu suus. Raha mängib elus vaid rolli, raha see on end jäädust muus. Otsi lolli, kes ei kartaks kolli, kui ja kollil raha päitsu suus. Raha mängib elus vaid rolli, raha see on end jäädust muus. Kõrged mõtted seotud andmega, pole ilu ilma rahata. Süüjad magas sarve vahet süva, ega elud muud ei taha. Raha võib on sul ja igavene, elu lühikene, raha pikku. Kell on vähe või on natukene, sellel puudub helge, sellel puudub helge, sellel puudub helge tulevikku. On kerge läbi lüüa. Rikkaks saada? Absoluutselt. No, kas on näe meid või? Juve rikkad. Ei, seal Los Angeles me nägime seda, et seal inimesed teatud rikkuse momendil, suurem osa inimesi on teinud mingi moraali libastuse, mingisugune kuritegu on selle taga või mingisugune, kedagi on tõmmatud õudselt, et me nägime selliseid asju, mis jättis meile mulje, et me sealt edasi ei läinud, tähendab, et me püüdsime teha oma tööga. Kuidas te väliseestlastega suhtlesite? Tegelikult peaaegu, et ei suhelnud. Seepärast meil ei olnud ühtegi nagu selle liini peal inimesi. Ei, no ja, ei, eks ole, jaa. Sest keegi midagi ei tea ja siis on, et mõeldakse välja midagi seda ja teist ja kõik muidugi tahtsid, et oleks teinud seda sama tööd, mis nemad teevad, ütleme, ei, nende maja kuskil Krohvin või midagi $4 eest. Umbes niimoodi, et miks muusika siis, miks teie tahate muusikat ja meie lapsed ei ole läbi löönud, kuidas siis teie siis, eks ole. Aga nad ei kujuta ette, et me oleme eluaeg muusikat teinud ja me ei ole tahtnud mingiks staariks saada, vaid me oleme lihtsalt tulnud ka sinnamaale, et õppida, kuidas ka see käib, see muusikastiil on meie südames olnud eluaeg, tähendab sündimist saadik. Mulle tundub, et sa räägid mingisuguse juba mingi omapärase aktsendiga ja sa ütlesid, et te omavahel räägite kodus ikkagi inglise keel.
No üks asi, et inglise keelt me räägime kodus sellepärast, et praktikat oli mul vaja, mitte tal. Nii, Rootsis rääkisime rootsi keelt kodus, just mul oli vaja praktikat. Ja omapärane aktsent võib-olla sellest, et ma eluaeg räägin nii viletsalt. Aga praegu siin Eestis, kui te olete omavahel kodus? Inglise keelt, sest muidu ju minu jaoks praktika läheb jälle ära. Küsimus? Küsimus on nüüd, palju kõmu tekitanud, te käite kogu aeg koos, Uku on sinu poeg, kuidas te omavahel lävite, te olete sõbrad? Küsimus on hea, sest see küsimus on tekkinud ainult eestlaste poolt, mitte ühegi välismaalase poolt kahjuks. Ja nii, et oleks Uku on tüdruk, ma ei tea, kui ma kujutan ette, et väga palju emas elab tütrega ja on sama eriala ja nad ei lähe veel erikorteritesse, ma ei tea, Eestis polegi võimalik palju minna erikorteritesse ja ma ei tea, mis see nende meelest nii ime on, et me koos elame. Koos elame, see tähendab ühes korteris. Nii, aga et kuna meie teeme sama tööd ja oleme päris vaesed veel, siis me peame ju hoidma sellest kinni, et kui meil on üks, eks ole, igasi üks, ütleme, hambapasta, üks seep ja nii edasi, eks ole, üks pott, millega kedame ja siis me peame ja 2 tassi niimoodi, aga mis sa selle tassiga üksi teed, siis tähendab, me peame kokku hoidma ja kas see ei ole hea, et me oleme õppinud seda, et me hoiame kokku ja kokku raskel ajal, kus siis blokaadi ajal üle saadi, ka hoiti kokku. Nojah, ja siis nii me oleme siis väga suureks sõbraks saanud ja oleme nagu sõdurid, tegelikult nagu sõdurid või nagu 2 vanapoisist, õde ja vend, õde palju vanem ja just eile õhtul ja täna hommiku arutasime, et see on küll pull, et elu on läinud juba nii, et nii palju niisugust äkki juhtumeid on meie elus olnud, et sa pead kõigest nagu läbi minema ja hoolimata kõigest. See tähendab seda, et ilma igasuguse peenutsemata sa pead lihtsalt üle sellest punktist saama ja kui oled kahekesi, siis kogu aeg ühe nõu ja ühe abi ja teine turgutamine ja see on ju jube suur abi, eks ole ju, et üldse olukordadest välja saab, mitte välja, vaid üle saab ja siis lahendus leida, mis siis, kuidas siis edasi minna. Kaua te siin veel olete? Kaua, ma ei tea. Tähendab kindlasti Jazzfestivali Tallinnas. Ütle nüüd ära, millal see toimub? 10.–13. oktoobrini, tahtsin august öelda, oktoobrini, ja seal on palju häid, seekord loodame veel saada kellegi staari ka siia, maailmastaari tähendab, palju häid muusikuid ja me nagu kogemata sattusime sinna koosseisu tegelikult ja püüame siis anda, Marju laulab David Kološokiniga mõned lood ja püüame lihtsalt vanade heade sõpradega teha seda ja teist, nii et tuleb ühte uut ja vana. Kas see on nüüd ainus koht, kus laiem publik saab kuulda teid laval praegu siin Eestis? Marju, tule tagasi, räägi. Kus saab teid näha kuulda, kui inimesed tahavad näha kuulda, kuidas te esinete? Ainult Jazzfestivalil. Miks sa ei ole tahtnud laulda niisugustel väiksematel õhtutel? Teil on nüüd nii palju pakutud, iga kord sa ütled ära. Nii, ma esiteks ei ole lauluga üldse tegelen niimoodi kui esineja kuskil laulja ja lava peal. Me oleme teinud ju instrumentaalset muusikat kogu aeg, oleme töötanud teiste lauljatega. Ja kui sa ei ole vormis laval, kui sa ei ole 7 aastat suud lahti teinud laval, siis ei lähe nalja pärast, lähme teeme alt turtsi. Ei tee seda praegu lihtsalt. Me valmistame ette selle kava siia festivalil ja eks siis näeb publikust, eks ju, kui meeldib, me teeme midagi sellist, mida saab esitada laval. Me muidu kasutame nii palju syntesaatoreid ja arvuteid, et seda kremplit ei saa kaasa tuua lavale. Aga kui me saame sellisesse välja töötada, siis võib-olla, kui rahvale meeldib, siis võib-olla tuleb mõni esinemine veel. Kas sa ei usu, et see muusika, mis te praegu teete, on eestlastele ka lähedane omane? Või ainult teile ees läheb? Ei, asi on selles, see ei ole minuealistele inimestele üldse tegelikult. Mõni, kes on eluga läheb nagu, kellel on noored lapsed kodus ja kes just ainult rock'n'rolli ei kuule, kes vahel ka kuulevad teistsugust, siis võib-olla hea. Aga tegelikult on see plaan on täitsa noorte mustade tantsumuusika. Kas on võimalik kuskilt osta teie plaati, kasseti? Praegu oleme just läbi rääkimistes mitmete firmadega, kuna siin ei tunta asja nagu litsenseerimine. Meil on oma plaadimaterjal lindistatud ja seda oleks odavam anda välja liidus või tähendab Eestis nende rublade eest, sest muidu see hind oleks nii metsik, kui tuua neid sisse välismaalt. Ja sellepärast me olemegi püüdnud seda linti nagu üürida välja siin, aga siin ei saada veel asjast aru, nii et me praegu ka räägime sellest ja ma loodan, et võib-olla aastavahetuseks tuleb siin ka meie heliplaat välja. Ja kassett?
No see, mida nad otsustavad, mis vormis nad selle välja annavad, see on ükskõik, aga et see tuleb siis tavalises plaadipoodides. Ja normaalse hinnaga, ma loodan. Mitte ülikõrge hinnaga. Võib-olla isegi väiksema. Võib-olla väiksema hinnaga. Jaa. Ja sa ei ole mõelnud kunagi, et siia tagasi tulla? Ei no, nagu sa küsisid alguses, et kas mul on kodu siin, kas ma tunnen. Ma ei tunne ju kodu, sellepärast mul ei ole enam seda sama, nagu mul kodu oli, eks ole, ema ja korter. See oli meil kogu aeg elus koos elanud. Või kogu elu tähendab öelda. Vabas kapitalistlikus Eestis peaksime siis ostma väga kalli hinnaga omale päris osa. Ja kui me suudame juba osta päris osa, siis me ostame selle juba kuskil kohas, kus oleks soojana. Kondid valutasin kohe. Kõik esimene hetk, kui tulid siia, just nimelt ja Tallinnas on imelik kliima just selles suhtes, et kohe pääl ära minul. Võib-olla teistel enne. Mis Eestis on muutunud vahepeal? On midagi nii? Kõigest võib rääkida. Mida kedagi vihastada sellega, et midagi muud oleks nagu muutunud. Mulle tundub küll, et on natukene nagu jälle normaalsemaks hakkan minema. Olen 4 aastat tagasi siin ka korra. Sellepärast ma ütlen, et siis oli natuke hulle. Ei. Ja vist me mõtlesimegi seda, et me oleme vist enne, kui Mari oli nagu selle kogu aeg laulutöö peal pidevalt, siis me ei suhelnudki teatud sorti inimestega. Nüüd me oleme just leidnud selliseid inimesi Eestist, kes on väga palju uue mõtlemisega nagu ja just juba nagu oleks läänes üles kasvanud. Olgu need on siin olnud. See on küll suur muudatus, et leida niivõrd palju inimesi, kes juba ajavad asju hoopis teistmoodi ja lihtsam. Väga tore üllatus. Kas on midagi, mis on veel jäänud niisugust olulist? Ei, ma just mõtlen ka. Tahad lehvitada mõnele sõbrale, tahad öelda mõne lause, mis on väga tähtis? Sina tahad väga, jah? Ma tahan kõigepealt oma Paide sugulastele vabandage väga, me ei ole jõudnud teie juurde veel. Aga tuleme kindlasti enne, kui ära läheme Saaremaale. Tahaks ka veel minna ja nii edasi. Kõiki me kallid sugulased. Mul ei ole mitte midagi ja mitte kedagi Eestis ega mitte midagi lisada. Lihtsalt nagu turismireis. Meie poolt kõik aitäh ja kaunist juba sügist, kaunist pühapäeva teile tänaseks kõigile. Nägemiseni, kõike head!